1-1 mikrofoni tšekk on tehtud meil. Tere hommikust, daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. Ja see on see koht, kus te teete ise endale ühe suure aplausi, sellepärast et sellist rekordarvu vist jõuab. Jaa, meil on täna väga eriline üritus. Nimelt, meil osaleb täna konverentsil 191 Uusmaa poolt osalejat ja meil on ka 14 külalist, kes kaaluvad Uusmaaga liitumist. Ja meil saab olema täna maailma parim Uusmaa konverents. Ja minu nimi on Ivo, mina olen tänase päeva üks moderaatoritest. Ja ma tervitan teid, tere tulemast veel kord Uusmaa sügiskonverentsile. Meil on tore traditsioon välja kujunenud. 2 korda aastas saavad inimesed kokku. Kevadel ja sügisel on kevadkonverents ja sügiskonverents. Selleks, et viia end kurssi majandusanalüüsidega, prognoosidega, selleks, et õppida kolleegidelt, panna kirja tarkuseteri. Samal ajal ka tulevad meil alati välisesinejad, kes on omale tipud. Nad on alati motiveeritud, nad on alati nakatavad, sellised entusiastlikud. Minu soe nõuanne on panna enda jaoks kirja need tarkuseterad, mis te siit kaasa nopite. Siis on neid hea meenutada, sest kui sa seda kirja ei pane, mõtled, oh jumal äge, et sain need paar mõtet. Aga 2 nädala pärast on need pooled on ununenud ja kui need on ununenud, siis sa ei saa ka neid ju rakendada. Asja mõte on see, et ja kasu tuleb sellest, kus sa pärast rakendad neid. Ja miks me seda siis kõik teeme? Teeme seda sellepärast, et saaksime areneda isiklikult, saaksime areneda maaklerina, professionaalselt, saaksime pakkuda paremat lisandväärtust oma klientidele, et me saaksime neid veel rohkem üllatada, tõstama oma professionaalsust. Väga hea. Kuna me oleme kinos, siis ma luban, et kino hakkab täna saama. Saab. Sellise ruulikuga, ma olen enam kui kindel, et täna saab kõvasti kino. Ja Ersto, me oleme kinos ja siin oled ju vana kinomees meil, et räägi mulle, kuidas sa ennast tunned, kas nagu kala vees? Ja tere hommikust ka minu poolt. Mina tunnen, ma enne just Ivole ütlesin, et tõepoolest on hea olla taas kord kinosaalis ja mikrofoni, sellepärast, et kinomaailmast mina hüppasin pea ees tundmatuse vette aastal 2021, siis kui kinod olid juba nagu mõne aja kinni olnud. Aga ega siis head asjad juhtuvadki heade inimestega ja läbi heade inimeste. Sellepärast on mul äärmiselt hea meel. Jah, Ivo juba näitab, et mis sa nüüd. Aga ma ei jõua kunagi nagu piisavalt aitäh öelda Ivole, sellepärast, et tänu Ivole olen ma täna üleüldse selles valdkonnas ja täna siin teie ees, sellepärast, et üks asi vist teiseni. Mina olin mikrofoniga ja Ivol oli sündmus, mida oli vaja juhtida ja siis niimoodi me kohtusime ja Ivo nagu rääkis, et tema on äge mees kinnisvaras ja mina olin aastaid jooksnud lihtsalt õhtuti vaadates inimeste akendest sisse. Et sealt oli juba mul väike kinnisvara pisik. Nii et siin ma täna olen ja nagu ma ütlesin, pea ees tundmatuse vette, nii oli ka. Mul on hea meel, et Ivo tiimiga võttis mind vastu Uusmaa Citysse ja sealt tagasi teed ei ole. Jalad ees, nagu ütleme. Nice to have you. Jah. No aga Ivo, kusjuures väikene detail, võlu peitub ju väikestes detailides. Hommikul ma kiitsin, et Ivol on nii uhke rinnavärk, erinevalt minu omast mul ei läigi nii palju. Aga räägi, kuidas jõudsid ja kust üldse sa jõudsid kinnisvarani? Jaa, mina jõudsin kinnisvarasse 2015 aastal. Erki Sepa kutsus mind. Ütles, et sa pead tulema ja see meeldib sulle. Ma kutlusin vastu, ma ei tea, mul ikka kõik on nii hästi ja ma mõtlesin, pagan, mul on elus paar asja nagu unistust, mida ma tahan saavutada. Kui seda praegu ei tee, siis ma ei tee seda kunagi. See hüppasin samamoodi pea ees sisse ja siiamaani mulle meeldib väga. Et jaa, äge töö ja rutiini ei ole ja iga päev on täiesti erinev. Ja Uusmaaga liitusime kogu tiimiga, City tiim ja Capital 2020 aasta 1. jaanuaril. Nii et meil saab varsti 5 aastat täis ja mul saab maaklerina varsti 10 aastat täis. Ja enne seda olen ma olnud 24 aastat toiduainetööstuses.
Esimene haridus on pagariharidus, et saia tegin päris kõvasti kunagi, olin peapagarlausa. Olen teinud erinevaid positsioone täitnud, teinud saia, olnud müügijuht, olnud peapagar, olnud ka suure leivatehase tegevjuht. 24 aastat see ring sai kõik nagu täis ja ma vaatasin, et mul ei ole seal enam mingeid väljakutseid. Ja siis tuli Erki. Ja päästis mind ära nii-öelda. Oligi juba igav seal internet tõigi välja trükitud ja ära vaadatud, et polnudki nagu midagi teha. Et ja, siin ma nüüd olen lava ees mikrofoniga tutvustamast ennast kava. Ja kusjuures ma pean ka selle ära ütlema, et meil on ääretult suur au täna siin olla, sellepärast, et see sõel, millest me ikkagi läbi tulime, ütleme niimoodi, et neid inimesi oli palju, kelle vahel valiti. 3 ringi oli ju. Just. Ja ütleme niimoodi, et meie jäime sõelale ja meil on äärmiselt suur au. Aitäh teile, kes selle võimaluse andsid. Nii, nüüd on organisatoorsed teated. Ma palun, et kõik oleks enda osaluse kinnitanud allkirjaga seal ees. Kes veel teinud ei ole, seda saab ka pärast teha. Pange allkirja oma nime taha seal ees. Ja kes tuli autoga, siis loodetavasti saite ilusti parkima. Ja see link hakkab tööle lõunast. Aga enne muretsema. Ta magab veel. Ei, selles suhtes, et Ivo tegelikult oli... Mina sain eile õhtu juba ära regatud lingi teel. Võib-olla ma keerelt uksi selle, ma ei tea. Professionaalidena peaksite teadma, et varem on parem. Ivo, näed, registreeris eile juba auto ära. Aga ärge muretsege, keegi trahvi ei saa, et kui auto on ilusti pargitud, siis katsuge lõuna ajal see link avada ja seal saate oma autoga ära registreerida. Või siis teine variant on seal, kus te andsite oma allkirja, et te osalete täna siin, siis ka seal on QR-kood. Aga teine asi, kas see praegu töötab? Praegu töötab lõunast ilmselt. No, nii, siis on meie võõrustaja poolne palve, et catering nõudega saali sisenemine ei ole lubatud, et jätke need siis välja. Just, ja sealt on hea edasi minna. Kui meil tuleb lõuna, siis nii nagu ikka siin T1 on väga maitsvad ja väga erinevad söögikohad. Nii et kõikides nendes söögikohtades, mitte nüüd päris kõikides, aga on väga paljudes omad soodustused meie Uusmaa inimestele. Ja millised täpsemalt te leiate Jana saadetud infomaterjalideks küll e-maili peal ja kellel on välja trükk, siis ka seal on olemas. Nii et loodetavasti leiate kõik endale meeldiva restorani siin lõuna ajal. Ja kellel ei jagunud trükitud brošüüre, sest me oleme loodussõbralikud, me hoiame kokku paberit, et eilses Jana meilis on manuses seesama kataloog või see oli see olemas, kus on need soodused kirjas. Nii, konverentsi jäädustab pilti Kalev Lilleorg ja TikTokke teeb Martin seal nurgas. Ja teeme neile suure aplausi. Ja need pildid ja materjalid kindlasti jagatakse ka teile esimesel võimalusel. Tõenäoliselt juba homme saavad esimesed postitused, aga et ei peaks ootama jääma, siis loomulikult tehke terve seminari, terve konverentsi ajal sotsiaalmeediasse postitusi ja hashtag Uusmaa sügiskonverents 2024 on see, mis märkige ära ja loomulikult tägige ära seal Uusmaa Real Estate. Veel saab teha Uusmaa inimeste Facebooki lehel panuseid, kes on selle konverentsi persoonilo inimene. Kes see küll võiks olla, see vana nõukaaegse Vestna 305 kassettmakiga inimene. No mis te arvate, julge? Andke märgu, nagu Ivo ütles, see on nii nagu ikka traditsiooniliselt on see üllatus, siis ka meie ei tea, kes see on. Me tegime omad arvamused, aga no visake õhku. Ivo. Hea pakkumine. Mul ei olnud sihukest makki, mul oli välisema makk. Saladuskatte all ma võin öelda, et siis, kui siin persooni inimene oli siin, siis meie olime Ivoga väljas, et... Meid ei lastud tuppa, jah. Me ei tea, mis on. Tuleb äkki veel mõni... Sama targalt kui teie. Keegi teine äkki? Julgelt, siis te teate pärast, et aha, panin mööda või panin täppi. Või me teame vähemasti. Okei. Nii. Hästi. Väga hea. No aga vaatame siis, eks üllatus... Ei, väga kaua ei pea ootama. Juba täna saame teada. Ja siit tulebki kava tutvustused, millal täpsemalt. 10.15 kuni 11.00 kinnisvarasektori tervis pankuri pilgu läbi. Esitused Triinu Tapfer, LHV panga makroanalüütik ja TalTechi majandusteadlane. Ja peale teda tuleb siis kella 11. alustab Indrek Põldvee, kes on optimistlik ettevõtja ja
LinkedIni guru. Viimased aastad on tegelenud siis B2B growth ehitamisega ja on siis kõige suurem Eesti mastaabis LinkedIni fookusega agentuur. Loomulikult on ka mees teinud 100 osa podcasti pealkirjaga Hakkame tegutsema. No vaatame, kuidas siis Indrek meid LinkedIni liinile täna viib. Siis on aeg minna sööma. 12.00 kuni 13.00 on lõuna. Ja nagu ütlesin, sooduskoodid on siis selles brošüüris. Saate manusest kätte need. Ja peale lõunat alustame motivatsioonist ja investeerimisest ja meie oma värske inimene, kes meie tiimis on. Gerda Rand tuleb ja räägib, et kuidas siis jõudis tema investorina täna siia, kus ta on. Gerda on kõvasti teinud ka jalgrattasporti ja mismoodi see on aidanud teda eluteel. Eks me seda kõike kuuleme. 13.30 kuni 14.30 on väga menukas paneeldiskussioon. Läbi aastate on see olnud. Ja seekord kannab see pealkirja, kuidas küsida kõrgemat vahendusprotsenti. Paneelis osalevad Lii Otsing, Liis Alusaar, Erki Sepa, Indrek Peedo, Margus Mölder ja modereerib Jaanus Laugus. Ja 14.30 alustame siis persooni looga. Meie oma meediajuht, analüütik ja juhatuse liige Igor Haval tuleb ja viib seda siis läbi. Loodetavasti Igor ise teab ikkagi, kes persoon täna on. Peale seda meil ilmselt juba suud kuivavad ja telefonikõnele on vaja helistada tagasi, mis on vahepeal tulnud. Ja siis on kohvipaus. 15.15 kuni 15.45 kestab see. Ja 15.45 tuleb härra Kristjan Port, kes on siis teada tuntud nii Tallinna Ülikooli professor kui ka siis TalTechi külalis õppejõud ja tuleb räägib sellisel teemal olemise talumatu kergus. Ehk siis Kristjan natukene muutis, kui teil on nüüd väljatrükk on ju, siis muutis natukene seda teemat. Vaatame täpselt, kuidas siis tegelikult selle stressi ja unega on. Ja siis tuleb üllatus. Mis on üllatus, kes on üllatus? Ka meid hoitakse pimeduses, ka meie ei tea. See on üllatus. Just. Ja pärast seda on meil ametlik osa läbi ja tuleb Aftekas. Kõik Aftekale. Restoranis Kai. See on lounge resto, see ei ole lihtsalt Kai. Merepuiestee 20C. Et siis kohtume seal. Ja, kui kellelegi ütle, kus see täpselt on, siis tõenäoliselt, mis see oli? Velike Luki, jah. Selle lähedal. Lucky Luke oli kunagi seal lähedal. Õigus, Lucky Luke oli. Aga hästi. Vaadake siis üle, kas te telefonid on kõik pandud hääletu peale. Parkimine toimib, me saime teate. Parkijad on tööle hakanud jälle. Ja ma küsin, Uusmaa, kas te olete valmis? Tehke lärmi! Ei kuulnud, mina ei kuulnud küll. Uusmaa! Kas te olete valmis? Oluliselt paremaks tulema. Peame veel paremaks saama. Uusmaa, kas te olete valmis? Oli parem. Tava väriseb. Väga tore, ma juhatan sisse meie esimese esineja. Ta teeb LHV-s majandusanalüüse ja prognoose. Seda infot jagab ta ka laiemale avalikkusele turutegijate podcastis. Lisaks on ta TTÜ-s õppejõud, andes portfelli juhtimise, finantsjuhtimise ja finantsmodelleerimise loenguid. Ta teeb oma tööd kirega, vabal ajal meeldib tal õhus sportida või fotokaameraga lingi liikuda. Head kolleegid, palun üks suur aplaus Triinu Tapverile. Nii, tere! Mul on väga hea meel siin olla ja mul on ülimalt suur au, et te üldse kutsusite mind, sellepärast et minu jaoks ka üks isiklik rekord, enne kui me nagu selle asja juurde läheme, on see, et minu slaide ei ole mitte kunagi nii suurel ekraanil näidatud. Nii et ma arvan, et see juba nagu ütleb, et tänane päev on nagu korda läinud. Aga jah, nagu öeldi, ma ka samal ajal, et ma olen LHV-s see makroanalüütik, siis ma olen ka TTÜ-s ja see on võib-olla mõni mõtleb, et see on nagu selline akadeemiline inimene, et selline igav pool, aga tegelikult on päris lõbus, ma ütleks, meil seal õhtuti magistrantidega rääkida, et kuhu siis oma neid investeeringuid paigutada. Ja
lähekski siis natukene selle kinnisvarasektori tervise juurde, et kui mulle nagu paluti, pealkiri oli küll, et kinnisvarasektori tervis pankuri pilgu läbi, aga ma ei ütleks, et ma ei pea ennast päris ise suureks pankuriks, sellepärast et vaadake minu seda nimetust, makroanalüütik, et võrreldes tavapärase pankuriga on minu nagu selline iseloom võib-olla natuke teistsugune, et ma ei ole ütleme nii, et mul on selline ühiskondlik missioonitunne on mõnevõrra suurem kui siis tavapärasel pankuril. Ja täna siis vaatame, kuidas meie kinnisvarasektoril siin läheb. Proovin teha nii, et teil väga igav ei hakkaks. Kui hakkab igav, siis tehke häält, siis ma tean, et peate ikkagi umbes 40 minutit minuga vastu pidama, et siis ma tean, et ma ei tea, kas hüppan üles või teen midagi muud. Ühesõnaga, rääkides nagu väga-väga üldiselt on ju, et kinnisvarasektor, me peaks hoopis vaatama ju majandusse ka on ju, et mis see majandus siis meil tegelikult praegu räägib. Praegu räägib seda, jah, põhi on ületatud ja põhi just selles mõttes, et languse põhi, et me seal, ütleme, et sinna tippu veel kindlasti ei jõua, aga samas põhi on ületatud, see ju on nagu positiivne, on ju, et see põhi käis meil käis seal läbi 2023 alguses. Ja kui nüüd mõtleme, et siin iga päev on uudistes spekulatsioonid, et kas nüüd see kolmas kvartal majandus langeb edasi või ta juba läheb sinna nulli või siis juba tuleb sinna väike pluss ka juurde. Et tegelikult ütleks nii, et ega väga suurt vahet vist ei ole, on ju, sellepärast, et ilmselt see põhi tuli nagu väga niimoodi laugelt kukkudes, nagu väikselt selliselt kelgumäelt alla sõites, siis ega me sealt üles ei saa väga palju nagu kiiremini ja hokikepina üles minna. Pigem on see ülesminek saab olema ilmselt samamoodi selline lauge väike mäevõtt sealt. See ju põhimõtteliselt seostub väga meie valitsuse poliitikaga ka, et kui me midagi selle jaoks väga ei tee, et majandus ikkagi kasvama hakkaks, siis ega ta iseenesest ka ei saa nagu meeletult kasvama hakata. Et viimastest näitajatest võib-olla kõrval taha panna lihtsalt, et viimane kvartal oli siin teine kvartal, mis meil on andmed olemas, oli majanduslangus -1,3%. Jah, ütleme, et hea ei ole, aga ütleme, et hullem on möödas. Et selles mõttes ka kinnisvarasektori vaates võiks olla ju edaspidi meil paremini minna müügi poole pealt ja nii edasi. Küll aga eks me siis edaspidi vaatame, et kui hästi see müügipool siis olema saab. Et ilmselt ma räägin siin suurele osale maakleritele ja sealt poolt võiks ju öelda tõesti, et kõige suurem küsimus on see, et kas siis saab edasi müüa või peab kuidagi nagu teistmoodi oma strateegiat hakkama sättima. Aga kui me vaatame lihtsalt hästi korraks, mis on seal languse taga olnud, siis tegelikult jah, on ju siin meil piiri taga Venemaa. Vene-Ukraina sõda tekitas meile sellise energiakriisi, hinnad läksid väga kõrgeks tänu sellele, et energiahinnad läksid kõrgeks ja sealt tuligi lopsakas ära, et tootmine muutus kalliks. Tootmisettevõtetel on põhimõtteliselt kallis toota, kõik kaup poelettidel läks meil kallimaks ja lops tuli siis ka töötlevasse tööstusesse ning veondusesse ja laevandusesse. Loomulikult need ärid, mis töötasid seal üle Venemaa piiri enam ei tööta. Sealt ju osad vähemalt, osad arvatavasti siin töötavad küll veel edasi. Siis see kõik ju laabus sellega, et maandus sellega, et sisenõudlus on meil väga halb, sellepärast et inimesed ju ei osta. Just eile tulid välja jaekaubanduse näitajad. Jälle on seal kõige suurem kokkuhoid just toidukaupade arvelt. Ma olen siin ise omakeskis nagu nalja teinud, et huvitav, mis see seal taga on, et kas siis inimesed nälgivad. Ma ei ole näinud, et kõik nüüd tundvalt alla oleks võtnud siin viimase paari aastaga. Pigem on asi selles, et raisatakse siis vähki vähem. Et selles mõttes ju, kui vaadata seda rohepööret, siis ju võib ka nagu seal positiivset nooti tuua, et me raiskame vähem toidukraami. Aga hea ta muidugi selles mõttes ju ei ole, et poelettidel on kaup alles, poemüüjad teenindussektoril ka nii hästi ei lähe ja nii edasi. Aga kui vaatame seda allumisgraafikut, seal me näeme seda kindlustunnet, millest kogu aeg räägitakse. Praegu siin me rääkisime ka eile, üleeile, iga päev peaaegu on sinna räägitud sellest konjunktuuriinstituudist ja sellest, et kuidas ikka valitsus seal midagi ei lasknud välja ja siis ikkagi tuli see kindlustunne ja nii edasi ja nii edasi. Et miks ta siis nagu tuli selline hiljem välja,
spekulatsioon on see, et sellepärast, et nii halb oli asi, et ei tahetud seda välja lasta. Aga no millest see kindlustunne on meil tõesti väga-väga madalal. Ja ütleks isegi nii, et kui me võrdleme seda koroonakriisi seal 2020-2021 vahemikus, siis loomulikult seal käis see põnts niimoodi alla ja üles ruttu läks tagasi. Aga me praegu oleme jälle nagu imiteerimas seda majanduskasvu põhimõtteliselt, et laugelt sõitsime sealt alla, kindlustunne ja samas me ei ole hakanud veel üles minema. Et seal isegi ei saa öelda, et põhi on võib-olla kätte tõmnud. Mis siin kindlasti rolli mängivad on see, et ega see valitsuse maksupoliitika ju väga ei soosi seda, et nii meil tarbijatena kui ka meil ettevõtjatena oleks väga suur kindlustunne, kui tulevad igasugused uued maksud. Aga samas väikest positiivset nooti otsides võib-olla siis on näha seda, et meil näiteks teenindussektori ja töötleva tööstuse languse põhi tundub olevat ületatud. Aga vaadates seda, siis mis seal nagu selle suure kindlustunde languse taga on, siis ühelt poolt kindlasti need maksutõusud on mis tulevad, aga seda, mis meil selja taga on, näeme väga hästi siit graafikult. Siit on väga hästi nagu välja näha tegelikult seda, et kui palju on kasvanud meil tarbijahinnad, ehk siis põhimõtteliselt kogu see kaup, mida poes saab osta, palju on tõusnud kinnisvarahinnad alates 2019 aastast, palju on tõusnud siis korterite hinnad ja palju on tõusnud meie brutopalk. Ehk siis see ilmselt nagu selgitab seal suure osa pildist ära, et kui me näeme, et näiteks tarbijahinnad on tõusnud ligi 40% selle võrreldes 2019 aastaga, siis tegelikult brutopalk on alla selle, et ta on ikkagi seal tänaseks juba võib-olla 35%, 36% tõusnud, aga ütleks seda, et me alles jõuame sinna 2019 ostujõule ja kui me vaatame tulevikku, mis meil tuleb järgmine aasta, meil tuleb käibemaksutõus, meil tuleb tulumaksutõus, meil tulevad siis edaspidi veel tulevad ühed tõusud, seal tuleb ettevõtete tulumaks tuleb ja automaks tuleb ja nii edasi, et paljud maksud tulevad ja mis te arvate, kas see on siis nagu väga hea kombinatsioon selleks, et nüüd majandust ergutada? Ei ole, sellepärast, et kui me seda kõik kokku paneme, siis me mõtleme, et meie see 2019 ostujõud arvutuslikult võiks jõuda meieni siis kuskil 2026 lõpus, 2027 alguses, oleneb, kui skeptiline sa oled. Et siin näeme ka neid Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi majandusprognoose ja nemad on tunduvalt optimistlikumad välja vaadates, kui näiteks vaatame kommertspankade, sealhulgas minu majandusprognoose. Et lihtsalt prognoosiks see, et mina arvan, et hinnakasv järgmine aasta on kuskil kuni 5% võib lausa olla palgakasv. Ilmselt äkki veab 6-ni välja 6%. Ega see 1% palgakasvu väga palju nagu juurde ei anna meile. Et need, kellel inimestel siis palgakasvu ei tule järgmine aasta, loomulikult siis see tähendab seda, et tegelikult teil läheb ju tunduvalt vähem raha kätte, sellepärast et okei, käibemaks tõuseb 2% punkti võrra, aga ega see siis ei tähenda, et hinnad ainult nii vähe tõusevad. Vaatame selle aasta alguses, meil on väga hea näide olemas. Ka käibemaks tõusis see aasta ka ju 2% punkti võrra, aga ega siis see ei tähenda seda, et kaubad ainult nii vähe tõusid. Ei, kaupmehed panid ikkagi veel juurde, selles mõttes, et igaks juhuks äkki veel tõusevad. Et ühesõnaga sealt poolt ei tundu see väljavaade eriti hea olevat. Kui me aga vaatame seda natukene positiivsema noodiga, on see, et meil töötus ei ole väga suureks läinud. Ehk siis inimesi ikka nad leiavad endale töö ja see ma vaatan nagu kinnisvara vaates on ikkagi nagu hea, sellepärast, et kui meil oleks samasugune suur töötus, nagu nad olid 2008 selle finantskriisi ajal, siis ma arvan, et väga midagi võib-olla kinnisvaraturul ei liiguks, aga praegu seda liikumist natukene näha on ju tegelikult, et siin just praegu eile tulid uuesti Eesti Pangalt välja need laenumahud ja seal oli, et just Eesti inimeste nagu eluaseme laenud on need, mis veavad praegu meie üldse seda laenusektorit üles, et ettevõtetel seis natukene halvem seal. Aga et midagi ikkagi liigub ja ega siin on erinevatelt pankadelt erinevad jutud ka, et kui osadel pankadel õnnestub neid müüa või mitte pangad ei müü, aga õnnestub laene siis väljastada, siis teistel jälle vist asi nagu seisab. Aga ütleme nii, et vaadates nagu nii-öelda sõltumatu majandusanalüütikuna seda
laenuturgu ja pankade vahelist konkurentsi, siis ma ütleks, et võib-olla päris nugade peal veel ei olda, aga samas ikka päris hästi seal konkureeritakse küll. Mis siis veel oluline on see kindlasti, et kui nüüd vaadata kinnisvaraturgu täpsemalt, et kuivõrd taskukohane siis meil ikkagi on seda kinnisvara osta. Eluaseme mõttes näiteks, kui me vaatame eluaseme ostujõudu, ehk siis mõtleme inimeste peale, kui hästi neil siis on võimalik osta seda oma korterit, majakest, mis iganes, siis tegelikult me oleme sellisel tasemel, et kuskil 0,71 ruutmeetrit saab keskmise netopalga eest täna Eestis keskmiselt. Ehk siis väga hea võib tagurpidi arvutuskäigu ka sinna teha, et mitu aastat siis läheb aega, et kui sa oma kogu aeg keskmist palka kõrvale paned, et siis mingisugust kinnisvara sealt osta. Aga võib-olla mõnevõrra huvitav näide on see, et tegelikult see on umbes samal tasemel kui enne seda 2008 finantskriisi. Ja sealt, ühesõnaga me oleme sealt ikkagi alla sõudnud sellest ostujõuvõimest, aga samas ütleks seda, et siin viimastel kuudel just on see ostujõud hakanud veidikene ülespoole tulema tänu sellele, et palgakasv on olnud ikkagi piisavalt kõrge. Võrreldes siis hinnakasvuga, küll aga kui tuleme sinna valitsuse maksutõusude juurde, siis ega me järgmistel aastatel ilmselt sellist suurt ülesmäge tõusu sealt ei näe, et ikkagi jääb see kinnisvara ostujõud meil suhteliselt sellisele madalale tasemele. Tallinna mõttes veel selles mõttes eriti huvitav näide, et Tallinna keskmise palgaga saab umbes 0,43 ruutmeetrit uut Tallinna korterit ja 0,62 ruutmeetrit järelturu korterit. Eks siis kui te mõtlete selle peale, et kes siis meile jäävad sinna ostjatesse, siis ilmselt see ei ole niisugune inimene, kes seda ühesõnaga nende inimeste hulk siis tunduvalt vähenebki, siis jõuavad endale kinnisvara osta. Allpool seal on mul muidugi välja toodud ka kodupidamiste laenud ja hoiused, sellepärast et loomulikult me ju peaksime teadma, et palju inimestel raha üldse on, et kas neil üldse on raha selleks, et kinnisvara osta ja siis selle järgi mõõta, kraadida natuke selle kinnisvarasektori tervist. Aga me näeme seda, et põhimõtteliselt kodumajapidamiste sellise hoiuste ja laenude suhtarv on kuskil 1,07. Mis see tähendab, on see, et tegelikult hoiuseid on inimestel natukene rohkem kui on laene. Ja see on selles mõttes huvitav tendents, et kui me vaatame seal aastatest tagasi, siis see 1/1, kui ta tõuseb, siis võiks öelda, et inimestel on palju raha, neil on rohkem raha, kui neil on laene. Ja see võiks indikeerida seda, et inimesed võiks rohkem kulutada ja neil on rohkem sellist ostujõudu ja nii edasi. Aga praegu me näeme täiesti vastupidist seost. Ostujõud on täiesti alla kukkunud, aga samas raha tundub olevat. Mis seal siis taga võiks olla? Mis seal taga on pigem see, et kelle käes see raha siis on, et kas see on meil seal tädi Maali käes, kes seal Elvas kuskil elab või tädi Maali, kes elab siin Nõmmes vanemas majas või on see selle onu Ülo käes, kes elab kuskil Kalamaja tippkorteris, et seal on väga suur selline vahe sees, et kelle käes see hoiuste maht siis on. Aga samas väga palju visatakse nalja sellega, et Eesti inimestel on raha küllaga, et isegi see võlakirja emissioon Eestis oli ju selle põhjal, et Eesti inimestel raha on, et 15 miljardit on seal meil lausa käes seda. Aga samas unustatakse natukene asi ära sellega, et hoiuseid on ju inimesed siin viimastel aegadel endale teinud, tähtajalisi hoiuseid. Pannud raha sinna mingiks aastaks, natukene võib-olla vähemaks, rohkemaks lukku põhimõtteliselt. Ja neid hoiuseid on inimestel kuskil 4 miljardit. Ja nõudmiseni hoiuseid, ehk siis neid, mis on meil kuskil arvelduskonto peal, neid on kuskil vabandust, ma ütlesin valesti, mitte 4 miljardit ei ole neid tähtajalisi ehk siis lukus olevaid hoiuseid, vaid kuskil 6,5. Ja neid, mis on siis kuskil pangakonto peal lihtsalt seisab, neid on kuskil 8 miljardit. Aga samas ega see 8 miljardit ei ole ju selline raha, et ta nüüd seal seisab seal miljardites ja siis ma võtan kohe seda. Ei, see on ju see raha ka, mis kogu aeg ringleb, et ma teenin palga, see juba on mul statistikas sees, kuluntan ta ära poes ja nii edasi. Ja siis ega kui siin vahepeal käis selline huvitav ütlus läbi, et kui enne oli see,
et ma saan midagi koguda, siis nüüd on puudu kõik see, mis enne nagu üle jäi. Et noh, selline ütlus võib-olla on nagu iseloomustab tänast sellist keskmist inimest ja tema olukorda. Eluaseme tehingute puhul mõtlesin, et vaatan nagu korraks sinna ka, et mida see siis meile näitab. Näitab meile seda, et tegelikult need eluaseme tehingud on meil kolinud järelturule. No ma arvan, et te ise olete seal võib-olla nagu isegi suuremad eksperdid, et miks meil seal kinnisvaraturul siiski nagu ikkagi toimub. Aga no lihtsalt tuues siin välja näiteks viimased intressimäärade muutused, siis noh, Euribor on loomulikult alla tulnud ja öeldakse seda, et kui Euribor tuleb alla, et kõik nagu justkui aasta alguses ju ootasid, et millal see Euribor lõpuks ometi alla tuleb, et see võiks ju aktiveerida kinnisvaraturgu, on ju. Sellepärast täna ta on umbes selline 2,88, midagi taolist, on ju. Aasta alguses oli seal ikka tunduvalt kõrgemal. Mis tähendab siis seda, et tegelikult ju inimeste ja ka ettevõtete sellised intressimäärad on läinud madalamaks ja justkui võiks eeldada, et okei, kinnisvara võiks ju olla nagu parem osta, sellepärast et intressimäär on alla tulnud ja nii edasi, on ju, et laenu see intressikulu ühesõnaga väheneb. Aga no me ei ole ju näinud väga sellist suurt aktiveerumust. Ma ei tea, võib-olla see on nagu minu vaade, et ma vaatan alati nagu selja taha, on ju, et teie näete seda kohe, mis täna toimub, et palju täna huvilisi on. Aga no vähemalt mina seda ei näe. Pigem ma näen seda, et selline turg on selline, ütleme, et toimib, aga samas ta nagu seisab enam-vähem ühe koha peal, on ju. Et ühesõnaga jah, see laenu või see Euribori kaua oodatud võluvits, et kas ta on võluvits, mis nüüd meil viib selle majanduse käima, viib selle kinnisvaraturu käima, siis mina olen selles osas väga skeptiline, sellepärast vaatame jälle selle maksutõusude poole, ega sealt järgmine aasta ei ole väga näha midagi. Et valitsus tõustab seda, toda, kolmandat, aga mis see siis kokku annab? Palju on kritiseeritud seda, et aga kärpige rohkem, et miks te siis nagu nii palju makse tõstate. Lihtsalt kõrval selline majandusteaduslik põige, et kui me nagu ma arvan, et see võib-olla ei ole kellelegi enam üllatus, et kui me majanduskriisi ajal või majanduslanguse ajal makse tõstame ja ikkagi kärbime ka, aga mitte ikkagi nii palju, nagu tegelikult võib-olla võiks, on ju. Ega siis juurde nagu majandusele hoogu ei anna, et see pigem nagu võtab seda hoogu hoopis vähemaks. Ja tänu sellele ongi siin igal pool seda majanduskasvu allapoole korrigeeritud. Aga kui sinna kõrvale vaadata nüüd seda kinnisvaraturgu, siis on tõesti näha seda, et järelturg on see, mis praegu nii-öelda lööb. Ma arvan, et sealpool tundub olevat ka järgmine aasta pigem sellist lööki rohkem kui nendes uusarendustes ja just sellepärast, et meil ei ole palgad piisavalt kõrged võrreldes kinnisvarahindadega. Me ei suuda enam osta nii palju ruutmeetreid kui näiteks siin headel kinnisvara mõttes headel aegadel, kui see koroonapandeemia sinna järgnes. Siis teiseks, meil on ka samamoodi see aktiivsus kinnisvaraturul ju vähenenud, et varu on suurenenud, aktiivsus vähenenud. See tähendab seda, et rohkem kortereid on müügis, need ei lähe nii kiiresti müügiks ja nii edasi. Ja kui sinna kõrvale mõelda seda, et näiteks võrdluses seesama -65, umbes -65% on kolmandas kvartalis sellel aastal langenud nende uute korterite tehingud. See on ju meeletu tegelikult langus, et ma just vaatasin enne ka seda Maa-ameti statistikat, et palju need kinnisvara hinnad muutunud on. Ja ega siin ongi viimased kvartalid, seal ongi sellised kohati isegi -20% oli see kinnisvara hinnaindeks võrreldes siis eelmise aasta sama ajaga langenud. Nii et ma ütlen, et ega ma ei taha midagi, et ütleme nii, et proovime leida siis positiivset asjast, et mida siin siis nagu annaks ära teha. Ja mida seal annaks ära teha, on võib-olla positiivne märk see, et eestlased, et mis nad siis teevad oma nende rahaga. Me rääkisime seda, et eestlastel on hoiuseid on nii palju, et osa neid on muidugi lukus, seda nagu me katsuda ei saa sealt, aga mis siis selle rahaga on tehtud. Ja nagu väga hea võrdlus siia, kui me vaatame seda koroonapandeemia aega, kui inimesed säästsid oma sissetulekust ligikaudu ka 12%, siis kõige uuemaid andmeid muidugi ei ole, nüüd sellele tehakse pead ja Statistikaamet teeb oma need küsitlused, mis ilmselt ilmuvad alles paari aastas viitega. Aga näitena 2023 oli see säästumäär kuskil 2%. See juba kõneleb nagu iseenda eest, et järelikult peab ju olema see hoiuste hulk seal rikkamate inimeste käes. Ja teiselt poolt jälle see, et kuhu siis need hoiused
on liikunud, siis selles osas me oleme küll nagu päris hästi hakkama saanud ja ma arvan, et siin viimasel ajal need kinnisvara investeeringud on ka seal sees, et olid ju väga popid see, et ostan korteri, investeerin sinna, hakkan välja üürima, on ju. Et selles mõttes väga popp ja seal ongi toimunud meil selline suur lihe, et kui me olime seal samas koroonapandeemia ajal või enne seda isegi umbes seal Euroopa keskmises oma investeerimismäära poole pealt, siis tänaseks me oleme jõudnud kohale number 6. Ehk siis kui vana jutt on see, et pigem, et eestlased ei oska investeerida, oskavad küll. Ja nüüd nad oskavad lausa nii, et nad on Euroopas topis number 6. Vaatame siis natukene veel edasi, et kui me räägime juba siin Euroopast ja toppidest, et kuidas siis meil võrreldes meie enda naabritega läheb, et alati on ju hea naabrite kulul nalja teha. Ma ei tea, kas see siin paistab väga naljana välja. Võib-olla kõigepealt kõige lohutavam graafik on võib-olla see siin kinnisvara omanikud ja üürnikud jälle 2023, kõige uuemad andmed, mis on, et kuidas me siis paistame silma võrreldes naabritega ja võrreldes Euroopaga keskmiselt. Ilmselgelt meile meeldib midagi nagu olla kinnisvara omanikud. Me tahame mingi asja omanikud olla, sellepärast et üürnikke on Eestis ainult 19% ja kõik need ülejäänud, nemad tahavad olla omanikud. Et see peaks nagu olema nagu küll maakleritele küll selline nagu vesi teie veskile, ma ütleks, et ega see tendents siin ei ole viimastel aastatel väga nagu muutunud. Pigem on ikka see, et seal mõni on lausa mitme kinnisvara omanik, et selles mõttes võiks ju nagu hästi olla. Aga samas vaatame näiteks sinna, Leedus, neil on veel rohkem seda omanike tendentsi, aga Euroopa Liidus keskmiselt ainult kolmandik on neid, kes üürivad või lausa kolmandik on neid, kes üürivad ja siis ülejäänud on need omanikud. Ja see ilmselt iseloomustab ka seda kõrget kinnisvara hinda, mis meil on näiteks seal kuskil Saksamaal, Pariisis, Londonis, mis iganes. London muidugi siia alla ei lähe, ta ei ole ju enam Euroopa Liidus, aga ütleme mingi Pariis, mis iganes, Barcelona. Meil tulevad seal sekka, et eestlaste seas on ka väga popiks läinud see, et ostaks kinnisvara Hispaaniasse. Aga ütleks nii, et hinnad on ilmselt nagu väga teistsugused seal ka, et Barcelona võib-olla halb näide, mõned teised piirkonnad on ilmselt tunduvalt taskukohasemad eestlaste jaoks, aga kui vaatame ikkagi sinna Hispaania poole peale või Euroopa keskmist, siis loomulikult selle tõttu, et need üürnikke on nii palju, inimesed võib-olla rohkem ka rändavad ringi, kui siin Eestis on olnud tavapäraselt, et nad ei taha ennast siduda mingi konkreetse kinnisvaraga, siis Eestis pigem on see, et me tahame ollagi selle kinnisvara omanikud. Ja see ju tegelikult on, ma ütlekski tõesti nagu hea. Võib-olla ka see on see põhjus, miks meie kinnisvara hinnad on viimaste, mitte viimaste pigem, aga alates siis sellest taasiseseisvumisest nii palju kasvanud. Et me ikkagi, ma ei tea, kas see on mingisugune nõukogude taak, et me tahame ikkagi, et meil on see oma kindlus, oma tükk olemas. Teiselt poolt on jälle see natukene nutusem graafik, et mida me siis nüüd peaksime siin mõtlema. Et me vaatame, mitu keskmist netopalka oleks siis vaja, et üldse kinnisvara osta. Põhimõtteliselt osta seal 100 ruutmeetrist kodu. Ma ei tea, kui suur see tavapärane keskmine tükk on, mis teil müügiks läheb. On 100, väiksem on ju. Nii ja naa on ju, tuleneb, kus ostad, kas korter, maja, nii edasi ja nii edasi on ju. Et selles mõttes me isegi näeme, et Eesti on seal keskmisest natukene allapoole, et kui Ühendkuningriik on enam-vähem selline Euroopa laastus keskmisel kohal, et seal läheb 202 netopalka vaja, siis Eestis läheb vaja 208. Ja mõtlete, et mis see siis tähendab, et 208 palka, netopalka, keskmist, okei, on ju, aga kui mõelda sedapidi, et tegelikult see on natuke üle 17 aasta. Et iga 6-17 aastat, kui ma paneks kõrvale nüüd seda Eesti keskmist palka, siis ma saaks osta endale selle 100 ruutmeetrilise kinnisvara, eluaseme. Muidugi see asi pärast nii ei käi, et siin tulevadki appi need, kelle esindaja mina siin olen, et pangad on ju, et ei pea päris nagu sulas välja ostma seda kinnisvara, et võib ka nagu võtta laenu. Ilmselt ongi mõistlikum, sellepärast, et laenu võttest saate selle kinnisvara mitte 17 aasta pärast, aga natuke kiiremini.
Teiselt poolt jälle naabrit üle nalja visates, siis Leedul on olukord veel nukram. Neil läheb 2 aastat kauem, neil läheb 19 aastat, et nad saaksid oma seda 100 ruutmeetrilist kodu endale lubada. Ja kõige nutusam asi on seal Slovakkias üldse, et nagu näete ise. Korraks tahtsin siia kõrvale põigata ka selle sama maksude teema, et teadagi tulevad need uued maksud ja maamaks on ju ka see, mis on hakanud, lubatakse ju, et see tõuseb nüüd iga aasta 10% lausa. Ja see, mis see tähendab siis kinnisvara mõttes vaates on see, et loomulikult on eluasemealune pind ei ole maa maksustatav, et selles mõttes on asi veel hästi, aga kui nüüd mõeldagi nende ülejäänud maade peale, mis ei ole otseses mõttes selle eluaseme all, siis see muutub päris kalliks ju tegelikult, et mõelda ise iga aasta 10%, aga samas Eesti on siin endale natukene ise käru keeranud, et ta viimati hindas neid kinnisvara maatükke, mille põhjal siis maamaksu arvutatakse ümber 2001 vist oli, kui ma õigesti mäletan, võib-olla kui ma ütlen seda mingi paari aastase nihkega, minu arust oli 2001 ja siis nüüd tehti uuesti, sest nähti, et riigil on vähe raha. Et teeme uuesti seda, aga nüüd siis see toob kaasa selle, et ega võib-olla osadel ongi, kes seal saavad kõige suurema löögi on ilmselt need inimesed, kes ise ongi pigem need vaesemad, kellel on väga heas kohas siin kinnisvara, näiteks hea näide Nõmme. Nõmmel väga eksklusiivsed krundid. Nõmme mändide all on minu arust nagu selline peaaegu igas kinnisvara kuulutuses kirjas, et kui see asub Nõmmel, et see on Nõmme mändide all. Järelikult peab see olema väga hea müügiartikkel, aga kui seal on mingi pensionär, kellel on Nõmme mändide all kodu ja nüüd tal on võib-olla natuke suurem see maatükk, et ei ole ainult seal maja all, maja väga suur võib-olla ei ole, et tema jaoks see tähendab päris suurt sellist maamaksu tõusu, mida ta ilmselt siis ei saa endale ära lubada. Jälle kas see võib tekitada selle olukorra, et meil need osad inimesed hakkavad minema siis sellistesse kohtadesse elama, kus on näiteks Mustamäe korterid, kas need lähevad hinda. Mis te arvate, võib-olla tasuks selle peale strateegiliselt mõelda, et äkki on just see koht, kus nagu äri tasuks teha, sest et me vaatasime seda, et järelmüük on ju see, mis hakkab siin ilmselt, praegu on juba nagu seal lööb seal rohkem kui uusarendus, aga võib-olla ka järgmine aasta tasuks pigem nagu sinna poole vaadata, et äkki just need odavamad korterid on need, mida tasuks siis seal kuskil müüki panna või üürida. Aga teiselt poolt muidugi see, et need igasugused maad ka, et mis on väga huvitav selline tendents, kui lihtsalt rääkida korraks sellest kinnisvaraturust natuke laiemalt, mitte ainult eluaseme kinnisvarast, vaid ka näiteks ärikinnisvarast ja just sellest, mida need arendajad siis teevad, kinnisvaraarendajad, sest teile ju tegelikult ju kinnisvaraarendajate tehtud töö on nagu teie tulevikutöö on ju, et arendatakse välja mingisugused kinnisvarad siin Tallinna lähistel, siis teie ilmselt olete need, kes saavad neid vahendada, on ju. Mis on näha olnud siin just, oligi 3. kvartal. Väga huvitav tendents on see, et kinnisvaraettevõtted, kas oli mingisugune, ma igaks juhuks numbrit ei hakka välja viskama, aga kasv oli, ma võin seda öelda, et kasv oli ikkagi seal 150%. Milles see kasv 150% oli selles, et investeeringud maasse. Ehk siis järelikult mulle tundub, et kinnisvaraarendajad peavad siin plaani. Et ju oli see, ma ei tea, kas keegi oli seal kolmapäeval ka Eesti Kinnisvarafirmade Liidu konverentsil, et kui oli, aga kes ei olnud, siis selles mõttes, et ega üks põhipunkt seal oli, et üks kinnisvaraarendaja seal ütles, et kõik, kellel on maad müüa, minu telefoninumber on XXX on ju see. Et siis järelikult see näitab seda, et plaanid peetakse. Millal need plaanid realiseeruvad, me ei tea, on ju, sellepärast, et tavapäraselt on nii, et ma ei tea, kui palju see ostetakse, võib-olla 5 aastat on see nagu planeerimishorisont neil arendajatel. Ma ei tea täpselt, eks nad ise teavad paremini, et teie võib-olla nendega räägite rohkem, siis teate. Et millal küsite, et järgmine kord, et millal siis tuleb siia, ma ei tea, Kiili valda järgmine arendus, et saaks müüma hakata. Aga korraks vaataks veel nüüd seda, et kui nüüd oli sellest kraadiklaasist juttu, et tervisest, et mis me siis kraadime välja sealt, et kas kinnisvaraturul on palavik või ei ole palavik või on juba nagu selline palavikujärgsed siuksed külmavärinad või nõrkus lihtsalt või kus ta on, et põhimõtteliselt, keda huvitab, võib vaadata graafikut, keda ei huvita, võib lihtsalt kuulata või mis iganes omi asju ajada, aga kuidas nagu üldse seda kinnisvaraturu
ütleme siis palavikku mõõta või tervist mõõta nende faaside pealt. Et üldjoontes seal on 4 faasi, on taastumise faas, kasvufaas, ülepakkumise faas ja languse faas. Ega siit väga palju nagu sellist arvamismängu ei ole, et kus kohas me siis oleme, et ilmselt me ikkagi seal langusfaasis oleme, kus täpselt. See on nagu pigem see küsimus, sest et langusfaasis, mida me näeme turul, on see ehitustegevus on alanenud. Jah, on. Eriti just elukondlikul kinnisvaral. Rajatiste puhul see aktiivsus on natukene kõrgem, aga ma ütleks jälle seal nagu see üle ühe tingimuse, et aktiivsus kõrgem riigipoolse tellimuse najal. Vot. Ja riigipoolne tellimus, eelkõige vaatame siin, kes siin võib-olla sõidavad mööda Tartu maanteed, mööda Viljandi maanteed, Rail Baltic ju. Muidugi Tallinnast välja, aga siit väljaspoole Rail Baltic ilmselt hoiab seda rajatist ehitustegevust üleval. Teiseks, varu suureneb. Jah, suureneb. Teine punkt täidetud. Me oleme langusfaasis ilmselt. Varu on suurenenud, korterite varu on suurenenud, aga kui me vaatame natuke pikemat horisonti, ma enne ju näitasin teile seda kinnisvara varu graafikut ka, see on natukene nagu selline, mitte minu nagu taotluslikult ei ole, pigem on lihtsalt selles, et te nagu saaksite sealt siukse huvitavama ülevaate, aga mis see varu tegelikult on teinud, on see, et ta on minu arust ikkagi nagu läinud sinna ajaloolise keskmise tasemele. Et kui vahepeal oligi see, et peale koroonapandeemiat meil müük läks, nipsti, jälle ära müüdud, nipsti ära müüdud, et ühesõnaga osteti palju, sest et inimestel oli palju sääste, et nad olid kogunenud seal koroona ajal, ei saanud kuskil asutustes käia seda raha laristamas ega reisimas, siis kogunes raha ja see loomulikult paisati kinnisvaraturule. Seal muidugi on ka see pensionisamba nagu vabastamine, et see ilmselt ka natukene ikka mängib rolli seal pool. Aga ma ütleks seda, et see varu on suurenenud ja sellises lühemas natukene, ütlemegi võib-olla 5 aasta perspektiivis ongi meie kinnisvaraturu aktiivsus madal. Aga kui me vaatame nagu seda kogu ajalugu, ehk siis näiteks alates sellest eelmisest finantskriisist või kas või alates 2004, mis iganes, siis tegelikult see aktiivsus on umbes ajaloolise keskmise tasemel. Nii et kas ikka on asi nii nutune? Ma ei tea, võib-olla on, et võib-olla me oleme lihtsalt hea nagu suure kasvuga ära harjunud. Nii, ja 3. punkt, vakantsimäär suureneb ja vakantsimäär võib mõelda sinna nii ärikinnisvara kui ka nagu siis üürikinnisvara. Jah, suureneb küll. Viimati just lugesin Colliersi seda raportit, kui nad räägivad oma sellest üüripindade turust nii kaubandus kui ka siis büroopindade mõttes ja jah, nemad on sinna kohe konkreetselt välja toonud, et nad eeldavad, et see vakantsimäär suureneb ka järgmisel aastal. Nii et sealt võib juba nagu omad järeldused teha, et mis seal nagu konkurentsi tulevad ilmselt on just need paremad kinnisvara pinnad, need, millel on suurem energiakasv. Ja kusjuures mul on natukene selline mure seal tekkis ka, et kui ma tean, et mis Euroopa Liit teeb oma kinnisvara sellise, mitte ainult kinnisvara, põhimõtteliselt rohepööre on ju. Euroopa Liit, paneme need 2 asja kokku, saame selle väga suured nõuded ja regulatsioonid. Ja kui me vaatame seda kinnisvaraturu kontekstis, siis tegelikult see tähendab seda, et pankadel võib tekkida teatud hetkel surve mitte anda laenu siis nende energiaklassiga ette nendele hoonetele, on ta nii büroo kui ka siis elukondlik kinnisvara, millel on siis ta alla B, ehk siis A ja B energiaklass on need, mis peale seda juba enne seda, kui Euroopa valmistub rohepöördeks, on sellised likviidsed varad ja need, mis on siis sealt C ja veel allapooled, et mis siis nendega saab, et kui nendele laenu pankadel on survena mitte anda. Minu mõttes see tähendab päris hullu olukorda ju sellepärast, et palju meil on üldse ilma energiamärgiseta neid kinnisvarasi. Päris palju ilmselt. Ja kui me mõtleme, ongi selle maja peale kuskil, mis ei ole päris Tallinnas, mis ei ole ka Harjumaal, mis on kuskil kaugemas Eesti nurgas, võib-olla seal, kuhu pank niisamagi võib-olla väga palju laenu ei tahaks anda. Mis siis selle kinnisvaraga saab seal? Kui mina näiteks oleksin maja omanik kuskil Võru metsade vahel. Isegi ei pea mets olema, see võib olla ka näiteks täiesti tavaline väike linnakene seal, et kinnisvara, energiaklassi ei ole või on seal alla B, olen seal Euroopa Liit teeb seda rohepööret, et mis minu kinnisvaraga saab, kui mõtlen ühel hetkel tahaks maha müüa. Ilmselt väga raske on ju, sellepärast, et kui ostjale enam keegi laenu ei anna, siis mul on, ma ei tea, mis ma pean tegema, siis et mõtleme, et seda ruttu renoveerida.
renoveerimine vajab ju raha, aga kust ma selle raha siis saan? Selles mõttes tasub jälle nagu võib-olla kinnisvaramaakleri mõttes mõelda siin natuke strateegiliselt, et kas siis nagu, mis sealtpoolt siis saama saab nüüd meie nagu tuleviku mõttes. Ja tulevikust veel rääkides siin väga tihti nagu tahetakse võrrelda kinnisvara hinda eurodes, on ju. Eurodes, mis iganes valuutas. Aga kui me ei vaata kinnisvara hinda mingites eurodes ega midagi, vaatame seda kullas, sest kuld on ju teada tuntud selline väärtuse säilitaja, kusjuures viimastel kuudel või pigem viimastel nädalatel on just kulla hind hakanud kõvasti ülespoole minema. Aga teate, mis seal taga on muidugi see, et ühelt poolt siin isegi see Warren Buffett, teada tuntud suur selline üks maailma kuulsamaid investoreid, kes on olnud ka edukas, kusjuures. Tema on nagu öelnud, et see, et nüüd kuld on hinda läinud, on kartus teiste varaklasside vastu. Et me kardame investeerida aktsiatesse, võlakirjadesse ja ilmselt kinnisvarasse ka, sest me ei tea, mis saab tulevikus. USA presidendivalimised ka tulekul, on ju. Ehk siis kuld on hinda läinud. Ühelt peavad seda silmas, et äkki on tegu kartusega teiste varaklasside vastu. Aga kui me nüüd võtame selle kulla hinna, mis on kasvama hakanud, paneme suhtena kinnisvara hinnaindeksisse, just nagu eluaseme hinnaindeksisse, et mida meile siis see pilt nagu Eesti näitel näitab, on ju. Et põhimõtteliselt ma seal tõin välja need põhilised punktid, mis võiks olla huvitavad, on meie finantskriisi 2008 järgne ja 2008 aasta, siis on meil 2011 aasta ja siis on veel see koroonapandeemia 2022, kui saavutas see eluaseme hind suhtena siis kullana oma sellise viimaste paari aasta tipu ja siis on tänane seis. Mis see nagu võiks tegelikult teha, et miks see graafik vajalik on või ega ta ei olegi vajalik, aga võib-olla lihtsalt huvitav teadmine see, et kui nüüd hakatakse hindama, et kuivõrd üle või alahinnatud see kinnisvara meil hetkel on, siis võiks seda vaadata ju suhtena kulda ja me praegu näeme, et tegelikult selle võib-olla oligi see 2022 koroonapandeemia järgne aeg, see, kus oligi kinnisvara ülehinnatud. Me saame ju vaata, kui vähe ruutmeetrid ühe keskmise netopalga eest 0,70, tänaseks vist 0,76 umbes Eesti lõikes, eelmise aasta seisuga 0,71. Ehk siis mis see tähendab, on see, et ma ei tea, mida siis tulevik toob, et ma ei tahaks väga skeptiline küll olla, aga pigem ma ütleks seda, et äkki see kinnisvara hind võib veel allapoole tulla, sest et me ei näe ju väga suurt ostujõu taastumist, on ju, maksutõusud, igasugused rasked olukorrad, mis siis saab, kui Trump presidendiks saab. Seda minult eile küsiti. Ei tahtnud seal sõjalist konteksti küll välja tuua, aga ma ei tea, Trump on siin igasugust huvitavat juttu ajanud selle Putiniga suhtes, pidi päris hea sõber tal olema. Et ma ei tea, et selles mõttes, et majanduse mõttes ei ole võib-olla tõesti Eestile sealt otsast väga suurt mõju, aga kui me võtame selle geopoliitika sinna sisse, siis mine tea, mis sealt saama hakkab. Ja veel kõige lõpetuseks te paneks sellise mõtte, et mida toob tulevik siis, kui me mõtleme veel kaugemale. Et mitte ei mõtle siin järgmisele aastale, ülejärgmisele aastale, nii edasi, mõtleme näiteks aastale 2050 või mõtleme aastale 2030 või 2035, ühesõnaga midagi seal vahemikus. Siin te näete aastat 2050, et kuidas meie rahvastik siis muutub, kui ta enam-vähem, kui see sisseränne säilib samal tasemel nagu praegu on, suremus säilib samal tasemel nagu ta praegu on, et mis meie rahvastikuga siis saab. Suht kõhnaks jääb, ütleme sealt, et kõhnaks jääb just sealt nagu altpoolt, et tekitab sellise kummalise kehakuju endale, et altpoolt neid noori ei tule peale. Ja ühelt poolt see on probleem Eesti majandusele, sellepärast, et ei tule ju seda tööjõudu peale. Teiselt poolt jälle kinnisvara mõttes pole neid ostjaid ju sealt kuskilt tulemas. Ehk siis, mis see tähendab, on see, et meie pensionäride armee ilmselt tunduvalt suureneb siin. Riigil on raskem neid justkui nagu üleval pidada, siis pensionid on nagu on, et keegi pensionid maksame ju meie tegelikult pensionäridele selles mõttes enda sellest maksutulust, mis siis, et nad on nagu, selles mõttes ta tuleb küll staaži pealt, aga see tähendab seda, et kui neid inimesi, kes tööl jäävad, jääb vähemaks võrreldes pensionäridega, seda, et ega siis, ma ei tea, kui kõrget palka me peame igaüks siin saama siis, et seda üleval pidada, et pigem seal tuleb mingit kavalust rakendada,
aga jah, ütleks seda, et selline Eesti kontekstis väga huvitav aspekt on see, et need inimesed, kes teenivad kõige kõrgemat palka, jäävad sinna vahemikku 30–35, mis on väga erinev tegelikult muust maailmast. Muust maailmas saavad kõrgemaid palka just seal kuni mingi 40–50. Et meil on ta nagu umbes 10 aastat ees, et siis tekib, ma ei tea, kas see on see IT-miljonäride generatsioon seal, kes seda statistikat meil nagu niimoodi seganud on. Aga ütleks seda, et ma ei tea, 2050 tuleks mõelda, mis saab siis nende, et ei juhtuks sellist asja nagu Hiinas. Et Hiinas need kummituslinnad tänu sellele, et arendati kinnisvara väga palju, suured hooned olid seal valmis. Nüüd seisavad seal tühjana kummituslinn, keegi ei taha osta, keegi ei müü, hoopis on suured pankrotid. Ja, aga siuke lõpetav küsimus ja ma loodan, et see väga igav ettekanne ei olnud. Tavaliselt öeldakse, majandus on nii igav, sellest statistikast ei viitsi keegi midagi rääkida. Ma loodan, et nii igavast ei olnud ja natukene võib-olla siuke paar küsimusmärki ka teile tulevikuks. Aga minu poolt aitäh. Ma arvan, et nüüd on vist küsimust aeg ka, jah? Et kui kellelgi on midagi. Kellelgi on äkki küsida Triinule mingi küsimus? Praegu on ilma mikrofonita. Triinu, kas sina kuuled? Ma kuulen hästi. Vaatasin seal teine slaid, kinnisvara hinnad alla 2022 viimane kvartal. Jaa. Aga kinnisvara hinna indeks püsis üleval järgmine 7-8 kuud. Kasvas ja lisaks see graafik siin, jah. Et see kinnisvara hinna indeks hakkas tulema alla 2023 tõesti mingi teine kvartal ja et siis ta või jah, kolmas korda, et mis see küsimus oli, et miks see... Korterid hinnad tulevad alla juba 22 lõpp, aga kinnisvara hinna indeks, mis justkui peegeldab kogu kinnisvara korterid. Jah, põhimõtteliselt ma arvan, et sealt see korterite hinnaindeks sai nagu oma sellise suurema hoo sisse sellest tänu koroonapandeemia, lihtsalt sellest mingi viitaja efekt, et koroonapandeemia ajal inimestel kogunes raha ja siis korter oli nagu see suur investeering, millesse nagu taheti minna. Aga samas tõesti, et miks ta nagu selline see üldine kinnisvara hinnaindeks seal niimoodi nagu järgi on tulnud, et seal mängib ka rolli just see hoonestamata maa ja hoonestatud maa. Ehk siis korterid on üks teema, aga teine on need Tallinna ümbrus, näiteks need maad, mis ei ole päris korter, on ju, et eramaja. Need on nagu püsinud selles mõttes paremas seisus kui korterid. Et need on nagu rohkem nagu selles mõttes hinda läinud. Et see võib seal taga olla, jah. Et selles mõttes hea küsimus. Aga kusjuures siin on huvitav näide näiteks, et Rootsilt see hinnaindeks kinnisvarale hakkas umbes aasta aega varem alla tulema kui meil. Et siuke väga huvitav siuke dünaamika seal. Äkki jõuame ühe küsimuse veel võtta. Küsimust ei ole, aga faktiline märkus lihtsalt, et Läti Maali Elvast. Elva on väga kuumaks kohaks. Siis on väga hea, sest minule väga meeldib see. Kui sa järgmise ettekande teed, et Elva asemel võib võtta mingi väiksem koha. Okei, veel väiksem. Panen kõrva taha, aga mulle väga meeldib see. Tegelikult mina olen väga seda poolt, et tegelikult Eestis võiks olla nagu see populatsioon, inimesed ikkagi elada nagu hajali rohkem, et ma ei tea, kas see on just nagu õige, et kõik Harjumaale tahavad tungida, aga jah, aitäh märkuse eest, et võtan teadmiseks, et Läti Maali Elvast leiab endale varsti naabrid. Kapakohil on väga levinud mitu kohta, millele viidatakse tavaliselt. Nii, aga teeme suure aplausi Triinule. Ja aitäh Triinule ja nüüd on aga minul suur au